teeme ukse lahti, vaatame siuke torma väljas, kõigi telgid on mineval. Annad palveringi ja vaatame, mis juhtub. Saate aru, mis naiste vahetu. Oh my god. Tussutool või? Uks on täis. See on Mimmu, kes räägib seal kohta. Teie ees on Messi Express. Tšau! Tere! Kui me häälest kuulda, et me oleme mega tantsinud, sellepärast, et me ootasime praegu 30 minutit uut mälukaarti. See on tõsi 30 minutit, seepärast, et esiteks Ketriin käis kodus, võttis arvuti, me mõtlesime, me teeme kaardi tühjaks arvutisse. Ja siis tuli välja, et kaart on katki. Jumal tänatud, et see on siiani kõik ilusti salvestanud. Ja, sest ma ütlen teile ausalt, et see episood, mis me filmisime, oli nagu väga hea tegelikult. Nii et sellega oleme vähemalt rahul. Oleme rahul, aga kui see oleks ära kadunud, siis ma arvan, ma oleks veits karjunud. Ma ei suuda enam mitte ühtegi episoodi enam mitte kunagi kaotada, kas sa saad aru või? Nagu ma vaimselt. Nagu see on mingi teist sorti trauma, mis tuleb sellega, et oh my god, kas kaamera ikka toimib, kas salvestab, kas me saame failid kätte, kas nagu kõik on... Võib-olla ei suuda. See on juba läheb äkki saati tekib. Ma olen juba närv ära praegu nagu. Ei, nagu te ei tea, kui palju seda on juhtunud. Me tahab täna iga päev. Mis täna? Iga päev. Täna ajavad asjad närvi lihtsalt, ma ütlen ausalt. Ja kui meil on see, et kui me läheme üks asi selle episoodi filmimisega pekki, siis läheb kõik närvi. Siis saad juba niisugune, et nagu see vibe läheb lihtsalt korraks nagu nii offi, et saad nagu mingi... No see vibe läks juba täiega offi nagu. Meil oli väga hea tuju algul, väga hea vibe oli. Ja ma mõtlesin, et nii kiiresti kõik täna saame tehtud. Täna täiega läheb, juttu läheb. EP tuli veel pikka nagu... Ja me olime nagu, oh my god. Ma räägin. Ja meil on superstaarid ka täna. Vaata, see on see hetk, kui ülemus astub sisse ja siis ta näeb, et töölised ei tee tööd, vaid niisama logelevad. Istud niisama jalgele põlve. See oli praegu see hetk. Igastas. Igal üle, tegelikult meil oli ülihea hoog, nagu me tahtsime teha, meil oli millest rääkida, me tahtsime kõik pekki saata, me tahtsime kõik rongi alla lükata. Ja siis juhtus siuke what the fuck moment nagu. Ja siis me olimegi nagu mingi, siis on what the fuck momentidest vaja rääkida. Jaa, sest et kaua võib ja nagu see ei ole esimene kord, kui juhtuvad siuksed asjad. Okei, üks asi on see, mis juhtub podcasti salvestamisega on ja fuck shit happens on ja. No see vend peab ka nüüd sõitma nagu jumala eest ära paigalt liigu nagu. Me mõtlesime nagu nii silma nõues. Täiesti ja, et oleme uues. Ja et oleme uues. Ootame ära selle nagu. Ma olen lihtsalt nii närvis juba. Tegelikult ei üritame pöörata selle asja nüüd ümber ja olla positiivsemad, kõik on korras, kõik salvestab ja teeme teile veel kui ei salvesta, siis... Kui salvesta, siis te ei näe seda on palju õnne, eks. Siis me teeme jälle 6-ajase pausi. Sest et me oleme nii kettas üritanud maha rahvada. Anyways, me tahtsime rääkida what the fuck momentsitest. Ja meil tuli see idee sellega, et ükskord, kui me saime kõik kolmekesi kokku, siis me avastasime, et me ei saa omavahel nagu mitte mingid nagu naljakaid asju jagada või nagu mingisuguseid lugusid rääkida, sellepärast, et me tahame hoida neid podcasti jaoks, et me saaksime nii-öelda selle eheda emotsiooni, kui me räägime neid lugusid. Sest obviously see on priceless. Nii et siin me pidime ootama selle podcastini. Ma ei tea, Janella, kas sa tahad alustada? Me teame kõik, et sul on mingi massaaži lugu rääkida. Jaa, igastahes. Ma siin... Happy endinguga. I wish. Ei, et ma käisin, mul oli kunagi üks kinkekaart jäi koju seisma ja siis ma mõtlesin, et oh my god, et see on see kingitus.ee oma, et vaata sealt sa saad nagu ise valida ükskõik, mis sa tahad. Siis ma olin nagu, et pole ammu massaažis käinud, et tahaks minna, tahaks võiks lõõgastuda, tahaks võiks närve raustada, on ju. No, kõik, mida me tahame ühest massaažist, on ju. Lähen mina, see on siis Tai massaaž. Lisaks muudele asjadele. Ja, see on Tai õlimassaaž. Moist. Nagu see on juba, kõlab juba hästi, on ju. Ja siis lähen sinna, kohtame ka nunnu, tore, vaatasin, Senja Foken käib ka, siis mõtlesin, Ossa poiss, kuidas sa tead, kus kohas Senja käib massaaž? Sest tal oli seal story tehtud. Okay, wow, influencer. Igastahes ja siis tuleb üks viske naine enda sealt toakesest välja, on ju. Ja siis algus on kõik chill, ta on mega sõbralik, mega tore, on ju. Ta oli nagu terve aeg suhtes tore. Ja siis esimese 5 minuti jooksul ta juba nuuskas, ta köhis, ta oli nagu täiesti... Nagu mina ju. Ja
ta oli täiesti sicko mode ja siis ma olin nagu, ma ju mõtlesin, et oh my god, et ma ei saa nagu kuriga olla, et äkki ta peab nagu seda tööd tegema nagu nii, et ta ei saa nagu ühtegi päeva skippida, et äkki tal on kuskil mingid lapsed või ma ei tea, või nad ei anna. Kuule, see oleks nii hea, kui see oleks nagu, joo, ära köhi. ja siis ma olin nagu mingi, et okei, on ju, see oli fine, aga siis kuidagi nina nuuskama, nagu siis seal nagu mu kõrva ääres, ma olin nagu mingi okei, ma mõtlesin, okei, kannatan selle ära. Siis seal loopis üks laul terve aeg. Nagu see ei olnud nagu mingi, et 10-tunnine mingi spa relax on. See oli 2-minutine spa relax, mis käis loopi peal. Ja ma lihtsalt kogu aeg sain aru, et see muusika hakkas uuesti. Siis ma keskendusin ainult sellele juba. Siis mulle ise nuuskamine. Saaks võid kaasa laulda. Ei no konkreetselt. Ja siis selle Biffi telefon ka lihtsalt värises. Ja ma olin nagu mingi, okei. Aitab, nagu see oli mu fucking piir, nagu sorry, aga... Kas tegid tõusid püsti, läks mina või? Ei, no ei, sa olid lõpuni ju. Ja lihtsalt mõtles terve selle aja selle peale, et oh my god, what the fuck is going on. Kõige aegem ta tegi pärast veel peamassaaži ja siis ta lihtsalt luristas mulle nagu kõrvaauku ja siis ma olin nagu this is just great, this is so fucking great, nagu I love this. Ja see oli minu massaaži kogemus nüüd, millega ma olen nii rahul lihtsalt, aitäh, olen relaxed. Ma kindlasti nüüd tahan enda seda massaaži kinkekaarti ära kasutada. Hästi julgustav on see nagu. Ja ei järgist, ma ei tea, võib-olla seal naisel... mingi herilane ka lendab näkku kinni. Meil on vaja rast mingi 2 vitsi viina teha. Meil on super, nagu meil on ajus ikka nagu täeg, et ja teeme õues selle episoodi ja siis paneme lauaga terrassi ja siis tõmbame liiled igale poole pirvas, mõtleme, mis herilased on nagu. Ma mõtlesin, muidu on liiga kõhe. Vaata, siin on nagu pimedast ei pane tähele siin nagu laual, vaid terrassil olles, aga päeval on asjad hoopis teist moodi. Nii, et me pidime vedama need siia. Ega tegelikult jah, natuke what the fuck moment on ka üldse see, et me septembrikuu on ja kell on 7 õhtul ja mega mõnus soe on. See on nagu, siin on isegi parem ilm kui nagu, ma ei tea, terve suve jooksul siin. Ja nüüd see septembri esimene nädal, mis ma olen muidugi veetnud haigena kodus, mis on suurepärane olnud, on olnud väga ilus. Nüüd ma olen ka kõigi peale, kes on saanud nautida. Sa ikka valisid ka õige momendi. Kõige õigema. Tubli, aga samas terve suvi on tehtud. Issand, aga saad aru, inimesed käivad nagu praegu rannas. Saad aru, ma pole see suve jooksul kordagi randa läinud. Ma käisin... Mina ma ujumas käisin. Sa oskad sealt sujuda? Ma ei tea need. Ei, ma mäletan, et Triin käis rabas ujumas mingi aeg. Rabas käisin. Aga ma pole rabas kunagi käinud. Ma hakkasin praegu mõtlema, ma vist ei olegi käinud sees või meres ujumas. Ma ei ole mitte kuskil käinud, ma ei ole rannas käinud ka. Sorriga, ma ei tea. Ma ei ole Pärnus ujumas käinud. Oh my god! Ma räägin, et ma ei jõudnud sees või ühte korda Männikule. Ma seal käisin. Ma arvan, pole mingi, ma olen ühe korra elus käinud seal rohkem, ma pole tagasi leidnud. Kus sa käid siis? Tiksusime kogu aeg. Ma ei käigi. Üks päev ma küsin ka Pepilt, et kus sa siis käid? Siis ütles, välismaal. Saate aru või? Aga oli nii. Tegelikult on välismaal rannas, ma võin käia. Aga sa jätad musta mingi rämme pipardis mulle, aga nagu ma ei tea. Sorry. Mul ei tule kuidagi Eestis pähe. Sorry, ma täiesti aus teiega. Eesti meres ujumine on crap, sorry. Ei meeldi päris, ei taha. Okei, mina ujun basseinis. Ei, minule väga meeldivad mõnusad sood lagi. Meeldib täiega võin käia seal. Mulle väga meeldib käia ka näiteks mõnustes järvedes, mis on üks puhtad, mis on see Seljametsa väga meeldib, eks ju. Aga nagu mingi, et ma nüüd lähen, sorry, ma saan heitinu, ma saan tegelikult Pirtale randa ja siis kõnnitas mingi 150 meetrit, siis kogu aeg läheb veitsi üles, jõuad sinna. Siis on mingisugune kiiv, mis oled alati Barbara, külm on, vetikad on ujuvad ka ringi, siis on alati mingisugune, ma ei tea, mingi jama on ka seal vees, mingi suitsukonid, mingi pläusti. Ma ei tea, nagu vaata, üks asi on see, et sa oled puhkusel on ja siis saadki mingi, mida ma teen? Lähen sulistan on ja vahet ei ole, kas basseinis või meres või kus iganes. Aga kui ma olen Eestis, siis ma ei tea, mul midagi teha pole, siis ma nagu mingi, ma ei tea, ma hakkan pesu pesema siis kodus. Ma ei tea, välismaa teine teema. Õues on 30 kraadi ja sa hakkad pesu pesema. Ma ei lähe randa midagi, ma ei tea, see on nagu viimane mõte, mida. Ma räägin, mul ka nagu ei ole nagu seda nagu mingit, mulle meeldis see, kuidas rannas käia Eestis või? Niimoodi aastaid tagasi. Seda ka midagi. Perega, kui me käisime kämpamas vanasti, siis oli täiega mõnsa, siis mulle meeldis. Kämpingutes on väga mõnsa olla, siis on mingi grillid, sellest kedutulu ujumas, see on niisugune tore vaata, aga muidu mulle väga ei meeldi, ma olen täielikult Sinise vee fänn, seega mul on nagu see teema. Kitsu ujub ainult rummus. Või ma ei uju ainult rummus. Oh my god, aga saate aru, what the fuck moment sellega seoses eelmine nädal. Ma vist rääkisin teile, okei, teedad seda nagu. Oi, vaata, mis koer.
vabandust. Ma tunnen, me oleme nagu mega distracted siin, kui me siin väljas oleme, nii palju toimub. Mingid tuttavad tulevad. Kõik vaatame kogu niimoodi, palun. Ja kui te näete lehvitamist, teate, meie sõbrad käivad ringi. Igal juhul. Eelmine nädal ma käisin, teile ma rääkisin lugu. Sõbranna pidas sünnipäeva rannas on ja ülinunnu nagu selline, võib-olla te olete näinud juba TikTokis, põhimõtteliselt mingisugune maalide nagu tegemine, mingisugune workshop on ja piknik oli tehtud nunnu. Siuke full girl time. See ei ole naljakas. See tegelikult ei ole naljakas. Naljakas tegelikult. Stroomi rannas on ju olime. Vana ja. Lähme sinna. Kiirabi, tuletõrjud, politseinike räigatud ja mõtle, fuck nagu, kas keegi uppus, vaata. Ja siis tulebki välja, et kedagi, et mingisugune naine oli kaduma läinud, nagu 2 tundi tagasi juba otsiti, full helikopter käis, nagu ma sain helikopteri järgi aru juba eemalt, nagu ma kõndisin randa, et see PPA helikopter käib on ja tiirutab ja koha peal, ehk siis otsib kedagi. Ja siis kuuled ka, mingi naiste rahvas kadunud, ma ei tea, mingi venelanna oli ja lihtsalt nagu kuni pimedani välja, nad lihtsalt otsisid. ATV-ga käisid mingi need pääste inimesed on ju, et kas keegi on näinud mingi must-valge trikooga sellise nimega naist on ja mis veel, nagu me mõtlesime, et okei, tead, uppus ära, kui nad ei leia, küll nad leiavad homme, täna ei leia, ülehomme, mis iganes. Ja see oli on ju eelmine nädal ja nüüd vist peaaegu nädal aega hiljem üks sõbranna, kes sattus nagu sinna piirkonda, oli jalutamas ja oli kuulutus üleval, et siiamaani otsivad, et nad ei tea, kas temaga juhtus tervislik, nagu kas mingi terviserikke tuli, kas ta on mingisugust lähedastega kontakteerinud, et temast pole nagu jälgegi, et ta on siiani kadunud ja pole nagu laipa ka leitud. Aga tead, see on ülihirmutus, vaata, ma olen see sihtasutus kadunud nagu member, eks ju. Mis kuradi member? Mis sa seal teed nagu? See on lihtsalt see, et kui keegi kaob ära, siis ma olen nagu aeg nagu, ma jälgin neid uudiseid seal ja kui on vaja abivajajaid, siis ma lähen nagu ka appi otsima. Aga siiani ma pole käinud nagu niimoodi, ma olen käinud nagu Tallinna piires, kui siin ma nagu lihtsalt olin ise ka ju liikvel ja jälgisin, eks ju. Aga üldjuhul on ikka niisugused teevad vaata ka, et lähevad rabadesse otsima suurte seltskondadega metsadesse ja nii edasi. Et ma lihtsalt nagu, ma olen alati kursis, et kui ma olen ju saadav oli vabas, ma kindlasti hea meelega lähen appi, eks ju. See on mega scary ka. See on mega scary, see on nii scary. Aga minu arust on nagu hästi oluline, et isegi kui inimesed ei taha nagu otsima minna kedagi, siis Facebookis kas või näiteks jälgida nende seda gruppi, et kas või jagada ja täpselt, et hoida nagu silma peal sellele, et sest et me teame üldse, et what the fuck moment ongi see, et 24 tunni jooksul üldjuhul inimesed ei hakata otsima, unless ei ole kindlad nagu teavet, et tal nagu võis temaga midagi tõsist juhtuda, nagu oli siis käesoleval olukorral, eks ju. Aga rääkides siis sellistest merega seotud asjadest, siis minu what the fuck moment on aastast 2013 või 14 äkki või? Siis läheme 10 aastat tagasi. Meil oli siis kummkutt. Täheste. Kus kohal? Soome laias. Anyways, ma tahtsin öelda. Oli see, et jah, 2013-2014 aastal oli niisugune lugu, et minu vana klass ülimalt äge klassijuhataja oli meil, kes viis meid põhikoolis kogu aeg igale poole matkadele, me käisime Poolas mägi matkamas, Hispaanias. What the freak, mis koolis sa käisid? Mida see meid mina suure seljakoti mägi matkad, ma olin süttide sööbind ja värki ja siis me käisime jalgrattamatkadel Hiiumaal ja ühesõnaga 9. me tegime oli see, minu arust see oli nüüd siis jah, see oli 8. klass, kui ma ei eksi või midagi sellist. Me läksime Kaberneeme, kui ma nüüd ei valeta, süstamatkale. Süstamatkale. See on nagu siuke ja hästi pisikene, kus sa oled nagu full nagu augus. Me olime kahekesi ja sõitsime avamerele nendega ja siis pidime minema ühele saarele, kus meil oli piknikud, värgid, särgid. Me hakkame siis minema, meil olid giidid ja kõik asjad, kõik oli hästi. Jõuan mina sinna saarele ära, või tegelikult oli juba mega tuuline oli. Mega tuuline oli. Nii. Ja kõik oli mingi, kuulge, et lähme kiiremini, tõstame tempot. Ja ütlesime meie nagu ära, siis me mäleta kellega ma olin, aga me ütlesime ilusti paadiga rannale juba, siis nad rääkisid nagu, õpetajad rääkisid oma vahel telefonis, et kiirelt, et kutsugu neile abi, eks ju. Ühesõnaga, mis juhtus, oli see, et 2 või 3, ma ei ole nüüd kindel, see oli nii ammu, süsta meie mu klassivendadega jäid tuulega sinna lõksu
ja ei saanud sinna fucking saarele, triivisid ära ja nad triivisid nii kaugele, me ei näinud neid isegi lõpuks enam. Ja siis tulid ka ju need helikopterid ja asjad ja siis oli mingid, siis see oli nagu, see oli heavy, mis seal toimus. Siis me olime seal saare peal ja me ei pidanud ju seal lõunatama ega midagi. Kõhud kõigilt tühjad, mingi snäkke pannud, me olime nagu mingi abitud ormud. Me olime stranded ja me ei saanud ju kiirelt tagasi ka minna, sest et kõik õpetajad ja need olid neid otsimas ja kõik abiõed, siis jõudsime ilusti tagasi mingi, ma ei mäleta, kus me tagasi jäime, kõik jaurasime seal kuidagi ja mis iganes. Ma see helikopter endal veel. Ei, see helikopter oli nagu, see tuli vaata veel, see läks veel hullemaks, sellepärast, et ta tõmbas seda ju... Ja see veel. Ja seda vett üles. See oli mingi räigelt heavy ja kõik oli mingi alajahtunud, see oli mingi katastroof lihtsalt. Kas peale seda teil ei lubatud? Kuulake, see on nii haige lihtsalt. Ja siis me jõudsime tagasi sinna, mul oli nii kahju, sest tegelikult nagu õpetaja on millest süüdi, kõik on mega läbi planeeritud. Aga me olime ju paugust uudistes. Meil oli juba kestnud päeva uudised, meil on nagu 3 süsta kadunud ja nagu see oli igal pool uudistes, me vanemad helistasid, kõik oli mingi full on paanikas mingi, eks ju. Ja siis mäletan hästi, what the fuck moment oli see, et kõik inimesed on alati nii teadjad ja kõikidel on nii palju plädiseda, et lihtsalt nagu meie õpetaja tihti täiesti nagu tuhakse põrmuks seal ja mäletan, et kommentaariumis mina ja minu arust äkki veel mingi paar klasside, me tegelikult reportisime kommentaare ja vastasime mingitele asjadele, panime täiega vastu, sest et see tegelikult ei olnud üldse nagu aus temast. Ma oleks täiega tilti ära, ma olin mingi, who the fuck are you nagu? Ja kas sa olid seal nagu mingi, kas sa olid seal või? Mina olin süstamist sina nagu, ma oleks täiega tilti ära. Ma olin nagu mingi, mu õpetaja nagu mingi ikooniline, et ta viitsib niisugust trippe teha ja valmistada ette. See, et nagu need süstamatka orgunnijad tegelikult ei suutnud ette näha, et nii tuuliseks läheb. See ei ole asi, mis on minu õpetaja pädevuses. Tema usaldas spetsialiste. Ma julgeks ühtegi last viia mingi fucking ma ei tea, mingi siukse kanuuga kuhugi mere peale. Me olimegi nagu selles suhtes matkaklass, me olime palju käinud. Me olime matkaklass. Kaila, me olime ikka kogenud matkajad. Ma räägin, me käisime 3000 meetri kõrgusel Hispaanias, nende 20 kilost seljakotti. Mis asja? Kõik ei ole mitte kunagi mulle rääkinud, et ta mingi matkaklass. Ta never maininud seda asja, seda teru. Erinevad klassid on mingi reaalsuund on ja mingi majandussuund on ja need oli matkasuund. Ei ole. Tegelikult oli loodusklass või? Ei, meil ei olnud. Meil oli Stef-klass. Nad olid lihtsalt rändaja. Jaa, meil oli rändaja. Ongi what the fuck. Aga ei, üliülega, aga mäletan nii hästi, ma olin lihtsalt nagu mingi, läksin täiega tilti ära, ma olin niimoodi arvates. Ma olin mingi, ta ei ütle mitte midagi lihtsalt. Kus juures sellega seoses, me käisime ka klassiga. No nii, no. Põhikoolis käisime, me käisime purjetamas, sest me ei olnud nii nagu heavy matkajad, et nad oleks mingi koolis mina käisin, me ei käinud kuskil. Ühesõnaga, me läksime purjekaga, läksime, ma ei mäleta kuskile Kihnu, Ruhnu, mis iganes saare me läksime ja räme, nagu õhtuks jõudsime kohale, kõik oli nagu väga ilus, super luks, sõitsime ringi seal ratastega, tegime sauna, ja telkisime, on ja ööseks tõusis siuke torm, nagu lihtsalt väga heavy torm, niimoodi, et kõik praamiliiklus, laevaliiklus, kõik asjad olid kinni, me ei saanud. Ja nagu see, et see torm oli nagu real shit, eks. Mina ja mu sõbranna, kes me olime ühes telgis, me ärkame hommikul üles, mingi ringutame, mingi ilund maganud, teeme ukse lahti, vaatame, siuke torm on väljas, kõigi telgid on minemal ja telgid on mingi ümber kukkud, mida kõike veel vaata sadamas on need majakad ja need ooteruumid, kõik olid sinna kogunenud oma asja. Pommi varjundis need on mingi meie telk lõpeta ära, meie telk peab vastu. Võib-olla teid ise nii rasked seal sees. Võib-olla küll, aga nagu nii haige, nagu mingi klassitrippidel juhtub. Ma nii hästi mäletan veel enne, kui me, see oli see, et me ei saa siia jääda, vaata, me kuskil oleme poole süüa, juua, mitte midagi pole kuskil olla. Et me peame koju minema ja siis enne, kui me hakkasime purjetama tagasi, purjeks on selles, kui oled sõidnud, siis teate, purjeks on nagu väga raske ümber minema ja et sellega on nagu tegelikult mega safe ja ma üldse ei põdenud, sest et mul on issi koolitanud nii hästi, aga mega paljud kartsid. Ma oleks ka kartnud. Niimoodi, et kas sa saad aru, et palvering tehti enne Pikk palvering. Kas kõik eestisidki oota, kas sa olid mingi nagu kristlaslega asjus või? Ei olnud, tavaline. Lihtsalt kõik kassisid nii ära, et nad mõtlesid, et okei, nüüd on aeg Jumalat uskuda. Ma arvan, meil on mingi meremeeste palveringi ja vaata, mis juhtus. Täpselt. See on mingi meremeeste värk, sest et meie see kapten, kes oli, siis tema oli mingi taetavai, et olgugi, et uudis on sellised, pläu, andke oma vanematele teada, vaata, et kõik teavad sellest, et me lähme ja et enne kui me nagu hakkame päriselt minema, siis nagu teeme kiire palve niimoodi, kõik võtsid käts kinni ja siis olime seal. Mis ta siis ütles, et
kallis jumal, palun tehke nii, et see purjeks ei kuku ümber ja me mingi rahulikku merd vist ja turvalist koju, mingi sellist ja. No ma ei tea. Lugesime meie isa palvet. Ei no see on pekki, mul tuli praegu sellega meelde see ka, et kui me käisime klassiga Prahas, eks ja... Klassi ekskursioonide episood. Siis tegelikult see on nagu minu what the fuck moment. Ma lihtsalt call out'in iseennast nagu... Ühesõnaga, tuli 12 klass lõpp, eks ju. Ja käisime Prahas, kõik juba, mina olin 19 juba sellel hetkel, kõik, enamus oli 19 sellel hetkel juba, eks ju. Ja me olime sõitnud mingi 72 tundi bussiga, meil läks natuke kehvasti selle, ma ei tea, teemaga, et ühesõnaga see on nagu planeeritud selles suhtes nagu hästi, et me ei saanud normaalsetes restoranides süüa, me olime lihtsalt sõitnud bussiga mingi reast mingi 72 tundi, söönud tanklatoitu. Kui me jõudsime sinna hotelli, siis ma olin nagu mingi I wanna go out nagu, me kõik olime nagu mingi, me tahame minna nagu välja, aga meil ei olnud seda mingi aega ja eks ju, me ütlesime tüdrukutega kohe, hell no, me oleme öösel pitsat sööma, ei kotti, öörahu välja töö minna, kes läks välja, mina muidugi. Esimene kord vahele jäänud, kõik oli väga hästi. Ja siis teises linnas, seal oli kõik juba kuulsid, et me siin käisime väljas ja värk-särki, eks ju. Oleks siis, et ma ei tea, oleks mingi näpud püsti ööklubis, ei, me käisime reas, mul on pildid, kui ma olen kebabipuitkas, söön pitsat, eks ju. Reaalselt nagu, mäletan, hiilisime veel hullult välja ka mingi, meil oli mingi kontsad näpus, mingi jooksime ja mingi tellisime taksod, mingi jaurusime, no mingi täielik kamraad. Ja siis selle teisel korral tuli, no kui me algul läksime 3-kesi või 4-kesi, eks ju, midagi sellist. Ja siis sellel viimasel õhtul, mis iganes seal oli, siis me ju nagu läksime, ma arvan, mingi 15. 30. No enam-vähem, no meid oli ikka palju, no kõik lõpuks tulid kaasa. Ja no lappesse läks sellepärast, et mingil hetkel see info ilmselt jõudis ikkagi õpetajateni, et me nagu oleme väljas. Ja siis mulle helistab sõbranna. Kets, palun tulge kiirelt koju. Nagu tule palun kiirelt koju, nagu räige jama, nad otsivad enam paanikast tõrdu. Siis ma olin mingi, et ma ütlesin, et Tibu, pane uks kinni, mine magama. Ma olin mingi, ei. Kus te läksite siis? Kebabiputkasse ja see oli oluline? Me läksime pundiga välja ja siis me olime ikka, siis me olime, me trippisime läbi, siis me käisime vist Varssavis sellel õhtul väljas ja me olime Varssavis on hea ööelu, vaata. Siis me olime pundiga klubis ikka juba, eks ju. Ja siis sõbrana lihtsalt helistavad korda mööda, ma teadsin, et on ühes toas kõik. Helistavad, kes palun tule koju. Kes need bussid olid, kes välja ei tulnud nagu? Soovis teada. Ühesõnaga, siis ma olin ka nagu mingi palun tulge, eks ju. Siis lõpuks ta on nagu mingi kets, et saad aru, et nagu nad korjavad siin kokku, et nagu paralera. Siis ma olin mingi, saad aru, et... No mis nad ikka teevad? Ühesõnaga, ma mingi räigelt, lõpuks ma hakkasin täge-tilti, ma olin mingi, saad aru, ei. Ma hakkasin sellest niimoodi raha, ma olen 19, ma olen väljas, ma olen 72 tundi bussiga sõitnud, ma olin mingi, ma tahan välja minna, I don't give a flying fuck. Ühesõnaga, kujutage ette, Ketriin 2 klaasi punast veini all. Väga rebelkid oli see. Ei, nagu ma seisin kõigi ees, ma läksin klubist välja, ma rääkisin telefonis, ma olin mingi, ei, ma nagu seisan kõigi eest, kõik teavad väljas, et ma ei viitsi, nagu päriselt nii ei tehta asju. Ja siis karjun selle ära, eks ju, suht viisakalt isegi ja siis mulle oli mingi, et kets, ei, ma räägin sulle, et sul pead tulema kohe koju, ma olin mingi, tead, ma ütlesin, ma olen mingi 1,5 tundi jauranud, mida iganes, fuck it, ma võtan kõik kaasa, lähme ära siis, eks ju. Siis sinna. Nad olid tõmmanud kõik inimesed, kes nagu olid meiega lähedased, ühte hotellituppa, õpetajad. Ja ma olin palju hääleltil olnud. Kui ma olin mingi oh my god, aga see sõbranna, kes see off paneb su fucking palju hääldi peale? Ühesõnaga, kõikidel ma arvan, olid lihtsalt nagu, nad tegelikult nagu, ma mäletan, hetkes ma olin kuri, et how dare you, nagu, et ei anna mulle isegi märku või nagu teada. Aga tegelikult, kui ma istusin kui ma astusin nagu tuppa sisse, no see oli mingi, ma ei tea, 2x2 meetrit tuba, eks ju, telefonid olid kõigil laua peal, they didn't have the fucking chance, nad olid nagu mingi pantvangis seal toas, eks ju. Ja siis ma tulin sinna. Ma eks öelnud, mul ei ole ketsi numbrit. Meil oli veel niimoodi, me olime nii nahaalid, me tulime taksoga siin ukse ette, tellisime taksoga, tulime sinna maja ette, maja kõrvale veel tankla, teised istuvad üleval, ma nägin aken oli kollane, me nagu ei teadnud midagi sel hetkel, aga ma nägin, et pead seal juba olid, kõik vaatasid. Me läksime rahulikult tanklast, võtsime süüa sealt ja värki. Samas sa nõus, sa tead niikuinii. Ja me olime vimampereses nagu. Selleks me olime tipsid ka kõik juba, eks ju. Läksime mingi, ma ei tea, kartulipudrudega ja mingi hot dogida sinna tuppa, siis istusin sinna maha. Siis me olime kohe nagu mingi, et... Mis te ütlete mulle? Nagu? Mis ma ütlesin, mina mäletan, ma olin nüüd, ma seisan hästi iseenda eest ja teiste eest, nagu kui ma arvan, et miski on vale, siis ma julgen selle eest seista. Ma ütlesin kohe, et esiteks ma arvan, et see on äärmiselt nõme, et praegu toiate neid inimesi nii siin. Ma ütlesin ka, et kui meil on millestki rääkida, siis lasete nii magama minna. Et keegi ei pea istuma siin meie pärast, ma ei tea mitte midagi valasti vaata, eks ju.
ja mina klattisin asja ilusti ära, mul on õpetajad ja kõik väga hästi, ma ütlesingi, et ma ei kannata sellist asja, et nagu te ei anna mitte kuskilt otsast järgi. Ma olen nagu 72 tundi haudunud seal bussis nagu kakukene, eks ju, tehke nagu mingi normaalne ajaline piir, me oleme teie eest vastutama, ütlesin, ma saan aru, et te olete vastutavad, aga siis leiame mingi kokkuleppe. Nagu, ja päeva lõpuks ma klattisin ikka asjad ilusti ära ja kõik tulime puhtalt välja, mingi probleemi sellest ei olnud. Algul nad vist tahtsidki anda meile seda käskirja vist, ma ei mäleta. Ma rääkisin kõik puhtaks igatahes, seda ma mäletan. Siis ma ütlesingi lihtsalt, et ma arvan, et see ei ole aus mitte kummaltki poolelt, ei meie poolelt ega teie poolelt, aga nii tehta nagu. See on kunni asi paremini, sorry, no offense. Ja ma armastan oma klassijuhatajat täiega, ma saan väga hästi läbi. Mul tuligi praegu sellega just meelde, et mu klassijuhataja teab mu ühte tööalast tuttavat ja siis ta oli just rääkinud temaga üks päev, et vist oli rääkima kohta midagi head, et aga Katriin on ikka natuke malbe, et peab natuke nagu julgemaks minema või nii, eks. Aga tööalast ma olengi nagu, kui ma ei ole nagu oma nii-öelda valdkonnas nagu nii confident, siis ma hästi nagu vaatan alt ülesse ja nagu kuulan ja värki vaata, eks ju. Ja siis klassijuhataja läheb, ei Katriin on väga julge koja, ma olin mingi. See tuli mul pähe, ma olin ka mingi super. Aga jah, nii et Tom Westwood nii nagu. Rääkides välismaast, mul on üks hea story. Kui te mäletate, mulle kunagi ammu kingiti ühed Prada prillid. Mäletame väga selgelt neid. Me kõik oleme kannud neid Prada prillid. Pundi Prada prillid, ma ütlen teile. Need on igastahes see härra käis Ibizal nüüd siin hiljuti, eks ole. Ma lihtsalt mainin ära, et see kutt on suhtes, jätke meelde see fakt. Aha. Ja siis ta käis nüüd augustis Ibizal. Ibiza ei ole kunagi hea märk, eriti kui sa oled suhtes. Sest et kes teab, kes on käinud, siis Ibiza on väga crazy. Ei ongi, kui poisid ütlevad, et läheb pundiga Marbeiasse või Ibizale või Mine perse, sa ei lähe. Sorry, arvesta kohe nädalaga teile suhtes. Boystrip on hand ja ei. Oh my god. Igastahes siis ma küsin talt, et et kuidas oli, räägib nendest klubidest. Ja siis ma nagu tean, et on suhtes. Küsin, et aga et mingit Ibiza laavi ei olnud siis või. Ja ta ütleb, et oli. Ja ma olen lihtsalt mingi vana ja touch guys, nagu mida iganes. Ja siis ta hakkab mulle rääkima, kuidas ta leidis ühe Ladina-Ameerika tüdruku endale sealt, kes on 24-aastane. Ta ise on 28 ja ta praegune tüdruk, kes tal nagu on, siiani, jätke meelde, on 30, ehk siis tema on nagu veits mature. Ja siis teil on hull Ibiza laav seal ja siis trip saab läbi. Tüdruk on see Ibiza tüdruk, siis ütleb, et kuule, et ma tulen siia juurde Amsterdami, et I work remotely, et ma saan tulla. Ja see kutt on lihtsalt mingi, ei saa. See tüdruk on mingi, okei, lähen Pariisi siis. Tibu lendab Pariisi, see kutt läheb Amsterdami. Ja siis on neljapäeva õhtu ja siis see tüdruk hakkab Pariisis välja minema ja see Amsterdami kutt sõidab autoga Pariisi ja üllatab teda Eiffeli torni ääres. Ja on nagu, jaa. Sa teed nalja minuga praegu? Ei, ma ei tee. You're full of shit. Ei. Mida? Jaa, ta sõitis fucking sinna. Kuidas samal ajal endal on ta naine kodus. Oota, kaua sinu sõidab too? Ei sõida väga kaua. Ei sõida kaua, mingi mõned tunnid, aga nagu... Aga ikkagi, ta sõitis see hustle nagu. Ja ta on nagu väga gentleman ka selles. Muidugi on, ta saatis sulle prillid. Jah, selles mõttes ka, on ju. Aga igastest ta sõitis sinna, nad vist veetsid seal mingi, ma ei tea, kas ühe päeva koos või mida iganes, on ju. Ta tuli tagasi ja siis ta pidi selle Biffile ütlema, kuule, selle Ibiza tüdrukule, et kuule, tegelikult mul on nagu naine ka, vaata. Just nagu üks väike asi tuli ka meelde, ma ei jõudnud mainida seda nagu. Ja sellepärast ei saagi Amsterdami kolida. Ja teate, millal ta mainis seda või? Oma Biffi sünnipäeval. Sa teed nalja. Ei, selle Biffil oli sünnipäev ja ta mõtles, ta kirjutab Ibiza tüdrukule nüüd täna, et kuule, et tead, ma olen tegelikult suhtes. Aga mis ta on? Okei. Nii, siis ma kuulan seda kõike juttu, mis ta mulle räägib ja ma lihtsalt nagu ei suuda. Kõige parem nad räägib Ibiza tüdrukuga Snapis. Siis ma olin nagu mingi, mida fucking kohta üldse. Mees räägib Snapis, siis sa tead kohe. See on juba Snapis. Ja siis see tüdruk oli öelnud, see Ibiza tüdruk, et kuule, et ma olen suht šokeeritud sellest, et ma ei tea, et nagu, ma ei tea, kuidas seda sisse võtta endale, nagu kõik, et seal informatsiooni on liiga palju. Ja siis see tüdruk pidi lendama Amsterdami nagu üheks festivali ajaks. See Ibiza tüdruk. Aga nüüd ta vist lendabki. Me lendame samal ajal see Ibiza tüdrukuga Amsterdami. Nii. Kuidas palun nagu? Ja kõige aegem see, et
see Amsterdami kutt ei ole ikka veel oma naist maha jätnud, see naine ikka veel ei tea, et tal on mingi piitsatüdruk. Aga kas tal ei ole siis kuskil nagu mingi social medias või kuskil ma nagu just tahtsin öelda, pruuti? et äkki ta on nagu story'sse postinud. Okay. Äkki, mina hakkasin korra mõtlema, et härra Prada-prillid äkki ta nagu tegi sellepärast selle lükke, et ta rääkis sünnipäeval, et ta mõtles, et pärast tal on vaja midagi jagada või postitada. Ma ei tea, igastahes ta postitas oma tüdrukut nüüd hiljuti ja siis ma küsin ta, et kaua te koos olete olnud, ta ütles aastavahetusest oleme timminud ja ma olin nagu, mis asja ja see piitsatüdruku ta leidis see august ja siis ma hakkasin mõtlema seda timeline'i nagu kõik, kes ma olin nagu mingi oh my god. Igastahes ma andsin talle nõu, ma ütlesin, see on fucked up ja ta ütles, et ma andsin talle nõu, fucked up ja kõige haigem see, et ta ütles, et ta ei ole nõus enne Amsterdami tüdrukut maha jätma enda girlfriend'i enne, kui see teine pihv on nõus temaga koos olema. Saate aru, mis naistevahetus? See on naistevahetus. See on parem kui naistevahetus. Ma lihtsalt nagu, saate aru, ma hakkasin mõtlema, et kuule, aga samas ta on targem kui 5B, ütleks mina selle peale, selles suhtes, et ta ikka mõtleb jumala eest, et kuivale ei jääks. Ta mõtleb ainult win-win nagu. Win-win täpselt. Aga nagu ma olingi lihtsalt, teate kui minuga siuke asi juhtuks, teate ma lihtsalt päristaks Evaldis. Tead? Kui ma oleks see tüdruk see... Usu mind, meiega juhtub kogu aeg nii palju fucked up asju. This is definitely not the worst ja thing. Ja ma ütlesin talle, et ma räägin podcastist seda, nii et ma pean talle pärast telkima. Saad aru also, what the fuck momentides mul tuli see praegu meelde, et kui ma alustasime seda podcasti, siis ära Prada-prillid kuulas meie podcasti translatoriga. Ja siis ta kirjutas. Ja siis ta rääkis, kirjutas jälle, hihihi, you were talking about me. Ma olin mingi... Ja ta oli mingi... Ma olin öelnud, et ta nuttis mu pärast ja midagi siukest. Võib-olla, ei, ma ei tea. Ma olin mingi well bitch, that's a lie. Küll see vend jaksab kogu aeg armuda, mul on nagu täitsa... Ta on armu pea väga palju. Ta on suure südamega mees. Ta on tore. Tema südamesse mahub palju naisi. Ja tal on suur süda ja suur rahakott. Aga ei, ta on väga viisakas. Kompenseerib siin mingite muud asjade eest. Ei tea, aga ei, ta on väga viisakas ja väga tore. Muidugi ta on viisakas, ta ei jäta enne teist tüdrukut maha, kui ta on tüdruk olemas. Ta ei hakka ilma asjata kellelegi haiget tegema. Tegelikult küll, vaata kui nagu consider it. What? Kõik aegib see, et ta elab see Biffiga koos, ma ei tea, mis ta ütleb talle, et kuule, et äkki kolid välja, et mul 11. oktoobril lendab teine sisse siia. Sorry, aga ta tundub täpselt selline vend, kes teeks selle lükk ära. Ei, ta kindlalt teebki seda, ma nagu ootan, mida ta tegema hakkab. Oh my god, well... Stay tuned reaalselt, ma arvan, et seda jama veel tuleb nagu. Siit tuleb veel niimoodi koorub asju. See jama rahe, ma arvan, alles hakkab pihta nagu. Jama rahe. Ei, ma ei tea ja tõesti awful. Rääkides välismaa meestest, siis minu see... Me rääkisime mõned esimeses episoodis, ühesõnaga mul oli ka see suhkrussi, kes me rääkisime esimeses episoodis, see, kes mulle see kella tõi, siis tema kirjutas mulle jõulude ajal, et nüüd on nagu mingi holidays on ja et tööd pole ja et ta võiks Tallinnasse lennata on ja et saame kokku. Aga nagu ma ei soovi temaga kokku saada. Ma võin temaga suhelda ja ma olen... Miks Veppi? Miks või? Pärast ta tahab minu käest. Ta kindlalt ootab midagi. Ta on mulle andnud nii palju. Ja olgugi, et ütleb mulle, et ma olen nagu väike õde tal või nagu tütar on ja kelle eest ta tahab nagu hoolitseda. Siis never know nagu mingi ilmselt freakid, you never know, ilmselt on freakid ja üldjuhul, mida edukam on inimene, seda nagu more fucked up neil on. Nagu nad ei saa nagu, they don't get off anymore nagu from those nagu simple things in life nagu, neil on vaja mingit muud jabu. Ühesõnaga, ma ei kujuta, mida ta võiks tahta minu käest ja ma ei riski sellega, et ma saan temaga kokku. Ja siis, kuna ma tegelikult olin jõuludel minema enda perega reisile, me olime minemas, ma ei tea, mingi kuuks ajaks Afrikasse on ja ma teadsin, et me teeme mingi hull nagu mingi safari tripi on ja üks osa sellest oli gorillade nagu searchimine ja huntimine on ja tähendab, mida huntimine, aga ma ei tapa neid gorillasid, aga lihtsalt, et sa nagu huntid nende jälgi on ju. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et okei, ma ei saa talle öelda, et mingi ma ei soovi või et ma olen busy on just, et ta võib tulla siia, ma ei tea, mingi 8 nädalaks. Ja siis ma endale mingi tead, et mul on koolist nagu paus ja ma nagu joinisin sellise organisatsiooniga, kes läheb Afrikasse vabatahtlikuks on ja et mul on valida, kas ma lähen aitama lapsi, kellele ma lähen appi, lapsed või ahvid, kas ma lähen aitan lapsi, kellele inglise keelt õpetada või ma lähen aitan gorillasi, kes on mingi, ma ei tea, viga saanud või küttide poolt mingi vigastatud. Ja nagu te mäletate, lapsi me vihkame. See oli kohe out. Ei vihka lapsi. Igal juhul ma ütlesin kohe talle, et no kuna ma ei teadnud, kas ma hakkan lapsi nägema seal Aafrikas on ja, siis ma ütlesin, et
aus. siis ma ütlesin, et jaa, tead, et ma lähen nagu gorillasi aitama. Ja siis ta oli lihtsalt nagu nii šokeeritud, sest ta oli mingi, et kas sa oled hulluks läinud, et sa lähed Aafrikasse, onju, et mõtled ka või, et sa oled nagu mingi valge, onju. Siis ma olin mingi okei. Ja siis ta ütles, et sa oled liiga hea inimene, et võta koolist nagu paus, et ma saadan sind spaasse näiteks või mis iganes. Siis ma ütlesin, et ei, et I need to do this, onju. Et mul on elu nii hästi, aga nendel seal Aafrikas on nii halvasti, onju. Aafrikane inimesed, ma olen lihtsalt nii halb inimene. Igal juhul. Ei mõtle. Igal juhul siis oligi niimoodi, et kuna ma teadsin, et ma saan talle proofi saata, ma saan nendest gorilladest pilte saata, onju, ma saan Aafrikat pilte saata talle. Easy, tibu said kõik, tal oli kõik nagu taldrikul ette antud. Ja siis oligi niimoodi, et ütles, et vau, et sa oled nii hea inimene ja järgmine hetk mul tuleb pangakontole 600 euri. Ja siis ma olin mingi gorillade toetus. Ja ma ütlesin talle, what the fuck, nagu, et sa just saatsid raha mulle, on ja siis ütles, et jaa, et see ei ole ainult sulle, aga see on nagu gorilladele ka, et ja kui sa näed mingeid lapsi, et siis anna umbes neile ka raha ja pangakaardi annad neile või? Palju sa ainult... Kas seal on mingi cash automaadid või? Kuule, võtan oma kuradi SEB-ga gorilladele siis? Jaa, palju andsid? Kuule, gorilladele ma andsin tähelepanu. Tubli. Ja selle raha eest tänan väga, ma läksin suusareisile. Amen. Ausõna. Gorilladid, rahad, lapsed ka. Aga need gorillad ei küsinud erinevat lastest. Tead, mida iganes ausalt, nagu mida iganes reaalselt. Kuhu järgmine aasta? Ühesõnaga, gorillad on vähemalt päästetud. Gorillad on vähemalt päästetud. Siin on nagu mitme aasta hea tegu. Minu arust on ka. Aasta hea tegija. Aasta hea tegija. Oh my god, on üks päev tegi kodukontorid, on ja? Ja siis ma ei tea, kas te teate sellist nagu ergonoomilist tool. Te olete minu arust käinud, te teate seda tooli. Ja see väärakas tool, mis sul on. See ei ole väärakas tool, see on ergonoomiline tool. See on imelik veel. See on hea su rühile, see on hea su seljale, aga väga ebamugav istuda seal, on ja? Võib-olla sellepärast ongi hea, et nagu see on nii ebamugav istuda, et seda püsti tõusta. Ja, võib-olla see häkk ongi selles. Ühesõnaga, ma istusin tooli ja siis ma veel kirjutan endal sinna tööl nagu sinna chati, et täitsa lõpp, et mul on kodus nagu nii ebamugav tool, et tuleb ju kontorisse, on ja. Ja siis mul töökaaslane nagu mingi, et kas sul on ka see tussutool või? Ma mõtlen, mis asja? Nagu meesterahvas, keskealine meesterahvas küsib ükst asja. Ja siis mõtlen, mis asja, nagu mis... Kuidas palun on ju? Ja siis küsigi, et mis asi see on? Siis ta ütles, et kuidas sa ei tea, et kohe piu saatis mulle mingid TikTokid, videod, asjad, kuidas üks naine seletab, mis asi on tussutool ja kuidas naised peaksid käima, siis nagu mingi peaks tegema mingit kuuri, et sa lähed sinna, et üks asi on see, et sa soetad endale selle, mis on nagu mingi 800 eurot. Ja ma tahtsin ka, et ma kuulsin ka, et see on mingi retsilt kallis tool. See ei ole nalja asi, jah. See ei ole sul mingisugune väike taburet siin, eks ole, see on tussutool. Mitte mingit taburet. Ma ei tea, minu arust, nagu esiteks see tussutool ise on juba nagu see on nagu what the fuck, eks ju. Aga teine asi on minu arust, et mis asi on see what the fuck või? See on Mimmu, kes räägib seal kohe mingi niimoodi. Ta on ise ta on niigi üli, eks ta oli jaa, sina ja tussutool nagu. Ma nägin esimest korda, mul oli karp lahti. Nagu, kes seda videot on näinud, siis on nii naljakas, kuidas ta paneb jaatark ja siis ta on seal nagu mingi istub tussitooli. Ja siis siin niimoodi istud ja lased sellel asjal teha oma töö. See on nagu mingi, see väga mugav, kõik väga hästi. Kurat, ma tahaks teada, kuidas see asi töötab? Ma ei tea, põhimõtteliselt seal tuleb mingi kiirgused, mis aitavad sul, ma ei tea, paremat orgasmi saada, põiepidamamatust aitab parandada, ma ei tea. See orgasmi teemadel meil otsime ju sinna kõige paremat Kuulge, aga teate nagu, kusjuures see on üli nagu huvitav, ma räägin, et Eesti selle koha pealt me oleme nagu pigem niuke ei ole seksi võõras rahvas selles, sest me ilmselgelt kõik. Ma point on selles, et see on ikkagi suht tabu veel rääkida sellest. Ma arvan, me oleme väga seksi võõras rahvas, sest meil on iive nii madal. Ma räägin lihtsalt, et nagu, et Epp-Järsus on ilmselgelt toonud veits üles seda, et räägitakse rohkem sellest, aga üldjuhul see on niisugune, et see ei ole nagu toidulaua teema, vaata, eks ju. Ma ei tea, aga sa hakkad nagu... Toidulaua teema. Ma point on lihtsalt see. Söögilaud on selle asja nii. Ma jooksin lihtsalt see point on see, et inimestel väga ei meeldi sellest rääkida, aga hiljaaegu, mis mina lugesin, mis on minu jaoks nagu üllatav. Selles ka vaata, et nagu ma räägin, et see tussutool tuli, see on niigi juba kõige jaoks mingi vau, eks ju. Lõuna-Ameerikas on ülimalt populaarseks muutunud see, et naised
teevad ennast nagu käivad allpool päriselt. Täielik konn nagu. Täielik konn, mul kukkus erilane moment. joogi sisse ja väike passu moment, see on nagu see Kai basseini videona. Anyways, vaata juba juua rääkida, põhimõtteliselt dušitoolist, eks ju. Mina nägin seda dušitooli, ma olin mingi wow, what the hell, mis toimub, eks ju. Ja siis muidugi algoritm viskab sulle kõik seda jama ette. Mul viskas ette mingisuguse artikli, kus nad rääkisid populaarsetest operatsioonidest ja plastikast ja Lõuna-Ameerikas ja üheks enim levinumaks ja populaarsemaks on viimasel ajal kujunenud naiste vaginaalne plastikaline kirurgia. Ehk siis nad fiksivad seal allpool kõike ja mees, I don't know, I wanna see pictures. Ja siis teine asi, mis nagu tohutult populaarne on see, nagu naised teevad seda nagu väga suures nagu ulatuses, on väga populaarne. Ja teine asi, mis tehakse, nad teevad mingid süste ja asju, mis teevad siis ilmselgelt nagu kitsamaks, mis on positiivne ja ilmselgelt turgutab su seksielule, kui sa oled nagu vanem, sa oled mingi lapsi sünnitanud. Aga ma olin nagu mingid see just nagu tekitas mulle seda emotsiooniga, et tegelikult me nagu Eestis üldse ei räägi nendest asjadest ja me ei tea, mis tegelikult nagu toimub. Aga Eestis on ka, ma tean, et mingid kohad teevad. Jaa, kindlalt teevad, aga ma ei olnud üldse nagu kursis selliste asjadega, et aga nüüd eks nad hakkavad tasapisi tulema, et eks tussutool on siis mingi teesillutaja siin hetkel. Teesillutaja. Mingid kuulid on ka olnud, jah? Jaa, mis teevad, ja mingid ka, need on vist samad. See on ka Instagramis väga populaarne. Jaa, niimoodi sa paned mingid kuulid on. Ja ta õpetab Instagramis, kuidas neid seal sisse panna ja neid kuule ja... Sina saatsid või? Ja Kate saatis need mingid kuulid on ka, mis nagu tugendavad neid lihased, et sa hoiad nagu... Ja ta õpetas seal, kuidas sa pead tegema ja siis sa mingi niimoodi. Aga mul on need kuulid, need on sitaks rasked. Ma pean ütlema, et kui sa need sisse paned, siis sa pead tõesti pingutama. Kaua nendega ei Kuulge, mina olen täielik mats. Sa peadki enda see tooli osta. Mina räägin, et mina olen selle kaupa täielik lollakas, et ma ei ole niimoodi, ma ei jälgi neid asju, eks ju. Ja kui mul see esimene kord ette tuli, siis ma olin nii confused, kui ta tegi käega, siis ma esimesel korral mõtlesin, kui ma olingi, kuidas on käsi seotud alumise osaga. Siis ma ei pannud algul kokku, et ta imiteerib oma käega seda, kuidas peab olla toimima. Ma olin mingi mida. Mis teema sellega on, et miks igasugused sellised, kuidas ma ütlen, ekstreemsed operatsioonid tulevad nagu Lõuna-Ameerikas? Ma ei saagi sellest nagu, vaata mäletad, kui oli see nagu buttlift värk. BBL. Ja nüüd on see tussu ümber lõikamine. See on minu jaoks nagu šokeeriv, jah. Nad on nagu... See on väga nõudega mehed, ma arvan. Ma ei naise sellest aru, et seal on nii palju üldse ilusad naisi, väga palju ilusad naised tuleb nii Brasiilist värki. Vaata, meil on nagu see... pornos on vaata nagu... koles sõna, ma vihkan seda. Jaa, idees. Igastahes seal on ju mingid nagu ilustandardid täpselt samamoodi, mis on seal all peab toimuma nagu. Ja võib-olla äkki keegi tunneb ennast sellepärast ebakindlalt, ta tahab seda nagu seda ilusat lukki. Ja see on see visuaalsuse teema on selle. Ma mäletan mingi aeg, ma uurisin täiega palju seda, et kuidas ma siis ütlen. Ilusti või? Mõtled, kuidas ilusti öelda? Ma mõtlen, kuidas ma seda kirjeldan. Nagu, et no, kas seda ilusti jääda? Perse vahe bleachimist. Seda tehakse üli palju, see on üli... Jaa, seda tehakse üli palju, nii et ma hakkasin uurima seda asja, nagu... Mis sa panevad sinna? Kui palju, või nagu mitte kui palju, aga nagu, kuidas see käib ja mis, vaata. Ja lõpuks ma siis uurisin välja, et see on mega ohtlik. Muidugi on. Nagu see on ekstreemselt ohtlik, siis ma olin kohe, okei, nagu see skipin selle asja. Sa tahtsid aga ta perselt bleachima? Ei tead, aga sellega on see, et see on ja ohtlik, aga nüüd tulevad hästi palju, ma tean päris paljud nüksed, sest esteetilise, ma ei tea, iluteenuse osutajad hakkavad üha rohkem toomagi neid, need ei ole nagu kooriad ikka, midagi sellist, ikkagi sellised protseduurid, et sa põhimõtteliselt lähed salongi ja siis nad panevad sulle selle nii-öelda maski siis peale, kuhu? Alla siia poole, ise valid kõik ja siis nad panevad mingid katted ja siis sa võid koju minna, siis sa pead ise seda mõne tunni pärast maha pesema ja ta teeb ka heledamaks. Okay. Ehk siis see nagu jälle ma räägin, et asjad hakkavad tasapisi nüüd jõudma siia ka, aga mina näiteks ei tea. Kas seda peab heledamaks tegema? Apparently peab heledama kõik seda nagu beebi. Okei, ma olen täiesti ajas maha, ma ei teadnud, et siuksed trendid peale tulevad. Ei, aga see nagu, kui ma nägin ka nagu see bleaching teema tuli TikTokis, siis see oli keegi vist alati nõus. See TikTok on ka ju täis meil siin kohalikke seksnõustajaid ja nii edasi, eks ju. Ja seal mingi tšikk rääkis sellest, ta rääkis oma kutiga, ta küsis, et mida mehed vaatavad, kui nad teevad dogistyle'i. Ja siis ta oli mingi... ma nägin koos. Ja siis ta ütles kohe, et nagu nad vaatavad otsa alla ja siis sealt poolt oli kõik naised mingid, oh my god, I gotta go bleach myself nagu. Ja, et mehed põhimõtteliselt vaatavad su
ainult aga samas seda. ma ei ole kunagi, okei, me peame meeste käest küsima, aga ma ei ole samas kunagi kuulnud nagu selle kohta, et see häiriks. Mina ka nagu... Samas, nagu mis sa seisad sealt, Mika, kes see käis sul seda vahtida? Aga võib-olla see ka, mis ma korra mõtlesin ühe. Ma korra mõtlesin selle peale, et äkki on asi selles ka, et me oleme nagu nii valged niigi juba. Yeah. Ma ei tea, kas mu Pepa Auk on valge. Ei, ma räägin, et sest et vaata, ma mõtlen, et kas on... Mine koju, võta peegel. Jaa, aga sa ei ole näinud, vaata, mis see sari oli seal Netflixis, vaata. Katriina, kes tuled vaatad? Selgelt ma vaataks, kui peaks vaatama. Kes ei ole vaadanud? No ma ei tea, nagu... Sa oled või? Ma ei tea, ma mõtlen küll, et ma tean kõik, milline mu tuss välja näeb. Kuule, igaüks on vaadanud, ma arvan, et igal naisel on ühe korra nõus, et tampoon sisse kinni, nii ilmselt, et see kõik on vaadanud. Mul ei ole muiduks kinni öelnud. See ei ole kinni jäänud. Tampoon. Ei, mul on jäänud see, mis on see... Kapp. Ja see kapp. See on mingi täiesti... Nagu see oli reaalselt niimoodi, et kui see oli esimest korda, kui ma sisse panin selle, siis ma mõtlesin, et appikene, ma sõbranna kutsuma appi. Nagu see jääb nii vaakumisse, siis sa pead selle välja. Kui sul on natukenegi pikema künnet, et sa ei saa ja siis sa oledki... Minu jaoks ongi nagu see pool, mida ka häiris, nagu ma katsetasin seda, nagu ma ikka üritan nagu minna nagu selle peale tegelikult üles, sest et see on kehale parem, keskkonnale parem, nii edasi. Ei tea, kas on kehale parem. Aga mina täiesti ausana lihtsalt sellega, et see on halb disain. See on lihtsalt nii messi, nagu mul on alati hirm, et mõtle ka oma plärtsed on selle kõik nagu... Ja kus sa selle paned? Pluss see mingi... Ja sul ei ole seda kuskil panna, sul ei ole seda puhastada kuskil. See võib liikida nii lebalt. Meil ei ole Eestis seda teemat, et meil läheks igas vetsus üldjuhul kohe enda kraaniga oska. Pluss, mõtle klubisse. What the fuck, moment tõmbad selle kõik, oled enda verega kaetud. Ei, nagu mõtle, kui sa tõmbad selle välja enda seest, on ju, ja siis sa... Uks on täis. Ma räägin. Kohe läheb natuke vänta. Ma ei tea, kui palju kõrrejoogi joovad, on ju, mingi aeg ma join räigelt palju, siis kui ma käisin veel koolis, on ju. Ja kõrrejoogiga vaata see, et kui paned kõrre sisse, on ju, siis kohe purstib välja see. Selle organikapiga täpselt sama. Tõmbad selle välja, kui sa natukene pigistad, siis kohe... Ei, ärge kasutage. Jaa, mine koju vaata siis kallikene. Ma lähen vaatan, jah. Point oli see, et ma tegelikult arvan, et äkki see trend on tulnud sealt poolt, kus on tegelikult esineb sellega nii-öelda rohkem probleemi. Siis ma tean nagu, et kui ma just rääkisin oma vähe Mehhiku sõbrannaga ja tema vaata tõmmub natukene, eks ju. Ja tema ise ütles ka, et tema on bleachinud kaenlalused mitu korda. Mina ei saanud ise aru, ma ei oska vaadata selliseid asju, no see oli peemine suve Itaalias. Ja siis ta oligi nagu, et ütles, et jaa, et tal on nagu tumedamad kõik need piirkonnad. Aga see on tšuivad minna välja. Ja ma mõtlesingi, et äkki nagu ma arvan, et see pigem on tulnud sealt, aga nüüd meil on juba iga trendiga kaasa minna sinna Euroopas, ega me siis halvemad jälle kui teised, eks ole. Me oleme tegelikult iga asja leiutajad nagu. Muidugi. Nii et hakkame kõik bleachima ümber lõikama, et palju õnne meile kõigile, kuhu me jõudnud omadega olema nagu. Järgmine kord, kui näete meid rannas, siis teate, et meie persaugud on bleachitud. Sorry, oota, ma ei käi rannas. Me ei uju ka ja me ujume ainult basseinis. Äkki reaalselt see ei ole kuskilt, et okei, ma uju. Ja me ei asi ole ainult basseinis ujumas ka. Mina lihtsalt tahtsin teada seda, et mul oli sinine vesi. Ma käin sinise vee pärast ka välismaal nautimas randasid. Ma ei tea, mul on üldse ookeanifoobia, nii et... Vaata, mul on see foobia, et kui ma ei näe, mis alal toimub. Ja mulle ka ei meeldi see. Kus all? Ma arvan, et emba kumba pidi. Ma nii hästi mäletan, kui me olime kuskil reisil ja siis käisime snorgeldamas ja siis seal üks väike poiss tuli ja oli nagu mingit taha, et kui riifi juurde ujud on ja siis lähed sinna kivide vahele ja siis seal on üks kala, kes teeb sul mingi vuh. Ei! Ja siis kiur oli kohe, mu vend tähendab, siis oli kohe mingi davai, let's go! Ja siis ma näen, kuidas ta läheb, on ju, ja siis ühel hetkel räigelt paneb tagasi randa. Nii et tundub, et see oli tema what the fuck moment. Igastahes ma arvan, et aitab enne, kui ma veel haigemaid asju hakkame siin rääkima. Kas äkka aitaks tõesti? Tõesti aitab. Ma ei soovi rohkem. Ja kui te midagi tahate sellest episoodist meelde jätta õppides, siis palun seda, et bleachmine on päriselt ka ohtlik. Jaa, uurige enne või mingi spetsialist. Ja kui teil on kogemus, siis ikkagi kirjutage meile, ma tahaks teada seda suhtes. On ju nii? Või kui keegi mingi plastikat teinud kuhugi. Ja siis mehed kirjutage, et kas te vaatate seda auku või mitte. No auku on vaatad niikuinii, sa pead ikka vaatama ju seda, kui kohtu sisse läheb. Miks sa sinna pead panema? Kuhu? Nii aitab. Ühesõnaga, oleneb preferentsist, eks ole. Kes kus augus käib, ma üldse ei pane vahaks. Nagu ma mõtlen seda, et sa ikkagi vaatad, kui kohtu sa paned. Seda küll, jah. Ja kas sa pead terve aegsta vaatama? Ma ei tea, kui ma hakkan korraks, ma ikkagi näen ju, milline see välja näeb. Korra sulpsab. See ei käi sulpsti, tead. See käi sulpsti, jah. Okei, vaid ole. Okei, aitab. Näeme fonotegis. Super. Ciao.